tere Creativity, mina olen Kadi ja soovin kandideerida teie poolt välja kuulutatud projektijuhi ametikohale. Nähes LinkedInis seda töökuulutust tabas mind kohene kindlustunne ja äratundmisrõõm, et see ametikoht on küll mulle. Ja nüüd ma proovin ka teid siis selles veenda, et mina olen teile kõige sobivam kandidaat. Esmalt te soovite teada, miks just üritusturundus on see valdkond, kus ma soovin tööd teha ja miks see mulle meeldib. No mind on alati enim paelunud just ürituste korraldamine, mida tõestab ka minu kahekordne erialane kõrgharidus, sealhulgas Madridis mainekas ülinkoolis omandatud kultuurikorralduse magistrikraad ja kogu minu senine töökäik. Et mul on üle 10 aasta kogemust projekti juhtimises ja erinevate sündmuste korraldamises, olgu selleks kontserdid, festivalid, töötoad, häkatonid, seminarid, konkursid, sealhulgas oma on rahvusvahelist kogemust. Ja see tähendab kogemust siis kontseptsioonide väljatöötamises, sponsorite leidmises, partnerite leidmises, partnersuhete haldamises, tiimi juhtimises, eelarvestamises, esitluste tegemises, aruandluses, taotluste kirjutamises ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Ja üritusturundus on valdkond, mis sobib ideaalselt minu olemusega, et mulle meeldib vaheldusrikkus, mulle meeldib liikuvus, loovus, tegutsemine, nokitsemine, seda siis nii omaette kui meeskonnaga. Ja üritusturundus on valdkond, kus iga projekt ja iga klient on täiesti oma nägu, mis teeb sellest väga mitmekülgse valdkonna. Ja mulle lihtsalt väga meeldib korraldada ja mulle meeldib projekte ellu kutsuda, neid juhtida ja neid läbi viia. Veel ma olen väga detailidele suunatud. 0-100 detaili on ka see, mida minu kohta on nii mõnigi kord öeldud. Ent ma näen alati suuremat pilti ja see on ka üks asi, mis mulle sündmuste korraldamise juures väga-väga meeldib. Lõpuks kõik päädib selle hetkega, kus kõik detailid saavad kokku ja moodustavad terviku. Et iga rida Excelis, iga tehtud brief, iga kohtumine kliendi või meeskonnaga lõpuks päädib selles hetkes, et see kõik tuleb kokku ja hakkab õlitatud kellavärgina minu silme ees tööle. Ja see võimaldab mul näha seda, kuhu on läinud kõik need minu töötunnid ja ponnistused, et mulle väga meeldib näha oma tehtud töö tulemust, et see üritus on midagi, mis pakub seetõttu ka mulle endale hästi suure emotsionaalse laengu selle kõige juurde ja väga palju rõõmu, kui see lõpuks kõik juhtuma hakkab. Ja muidugi emotsioon, et minu enda emotsioon ja emotsiooni pakkumine teistele ja inimeste õnnelikuks tegemine ja väärtuse pakkumine on ka see, mis mulle sündmuste korraldamise juures väga-väga meeldib. Omadustest juba natuke rääkides, et mis on siis need omadused, mis mind iseloomustavad ja millised on minu ootused koostööle siis Creativity'ga. Minus on nii loov kui tegevjuhi omadused. Seda ma olen ka erinevates projektides töötades tagasisidena saanud. Ja see teebki minust hea just projektipõhiste ideest teostuseni ettevõtmiste ellu viia. Ja sealhulgas ma suudan juhtida mitut projekti samaaegselt. Ma olen osav suhtleja, kontaktide looja, hoidja, mind ei heiduta üldse avalik esinemine, avalik rääkimine, et ma tunnen ennast väga mugavalt publiku, sealhulgas ka suure publiku ees. Ma olen väga vastutus- ja kohusetundlik, mulle meeldib oma tööd teha hästi ja seetõttu ma ei salli ka lohakalt ja poolikult tehtud tööd. Ja üks hea omadus kindlasti on see, et ma olen väga kiire kohanemisvõimega, et ma suudan väga kiiresti asjad ümber mängida ja vaadeosal adapteeruda, et see on ka kindlasti midagi, mis tuleb sellel ametipostil väga-väga kasuks. Ja nagu eelnevalt juba mainisin, siis kogu minu senine töökogemus kinnitab, et ma olen sellele ametikohale väga hea kandidaat. Minu viimane ametikoht oli siis Turundajate Liidu tegevjuht. Ma olin seal tähtajalise lepingaga, ma asendasin vanemahoolduspuhkusel olevat tegevjuhti ja selle 16-kuulise ametiaja jooksul siis mina ja minu 2-liikmeline tiim korraldasime 5 konkurssi, et Eesti suurim loovuskonkurss
Kuldmuna koos peoga 2024 ja 2025, mis juhtusid olema ka 2 järjestikust uut rekordaastat siis tööde esitamise mõttes, kus meile laekus üle 1000 töö. Samuti noortekonkurss Taeva pesamuna, 2 järjestikust aastat, millest ka nüüd 2025 aasta rekordaasta, samuti siis nii osalevate tiimide arvu kui ka esitatud tööde arvu poolest. Väga edukas ja põnevate lahendustega konkurss. Ja siis efektiivsuskonkurss Tuli Must 2024, mille siis viisime ka läbi. Siis 2 turunduskonverentsi, Making Sense riski piiril, mis toimus veebruaris 2024 ja nüüd siis eelmise aasta novembris siis Making Sense nii-öelda põhikonverents, mis oli esmakordselt 2-päevane, et 2 päeva jooksul siis võttis laval sõna 16 esinejat 11 erinevast riigist ja sealhulgas siis Ryanairi endine sotsiaalmeedia juht ja Cannes Lionsi loovusfestivalil 26 auhinnaga triumfeerinud loovagentuuri Le Pub AI juht. Ja sinna aja sisse mahtus ka siis veel kokku 15 seminari, 3 töötuba, 5 networking üritust ja 2 praktikafoorumi tudengitele. Ja minu käe all liitus liiduga 22 uut liiget, jõudsime 135 liikmeni kokku ja sealhulgas liitusid siis ka nimekad brändid nagu näiteks Alexela. Ja töökogemusest veel, töötasin siis pea 3 aastat ka Garage 48 projekti juhina, kus vastutasin häkatonide ja muude avatud innovatsioonisündmuste korraldamise ja läbiviimise eest, siis nii ideest teostuseni, eesmärgiga arendada startup ökosüsteeme üle maailma ja aidata inimestel õppida ettevõtlusoskusi. Ja häkatoni oli siis nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel, nii kohapealseid kui hübriidvormis, kui siis ka 100% online'is, nii et olen tuttav ka siis erinevate tehniliste formaatide ürituste korraldamisega. Ja viimasena ma tahan esile tõsta ka seda, et töötamine Island Sound Festivali jätkusuutlikkuse valdkonna juhina täiskohaga 2 aastat näitab seda, et ma olen kiire õppija ja ma suudan ennast kiiresti kurssi viia ka täitsa uute teemadega. Et mul ei ole ju tegelikult keskkonnaalast haridust kui sellist, et võtsin pakkumise vastu ja hakkasin toimetama ja kirjutasin siis põhjaliku projekti Keskkonnainvesteeringute Keskusele, mis sai rahastust. Käivitasin seeläbi festivali ametliku keskkonnaprojekti Island Green, ehitasin üles partnersuhted, sealhulgas ka koostöö Philip Morris Internationaliga nende globaalsete konireostuskampaaniate raames, mille raames valmis ka siis kuulus konilaud ja konivaal, võib-olla olete kuulnud, mis on siin olnud üleval nii Tallinna Sadamas näitustel kui ka Kuressaare Raekoja platsis. Ja kuigi ma lõpetasin nendega töösuhte 2020, kuna COVID tuli peale ja me teame ju kõik, mis üritustest sai, siis sellest hoolimata olen ma nendega nüüd olnud kaasas iga aasta siis oma põhitöö kõrvalt ja projektipõhiselt. Ja tänaseks on Island Soundis saanud mitmeid tunnustusi, sealhulgas rahvusvahelisi pälvinud festival. Nendest siis kõrgeim 2023 aastal valiti Island Sound globaalselt tunnustatud A Greener Festival poolt kõige ringemajandavamaks festivaliks Euroopas. See on siis minu 5-aastase töö vili, mis hõlmas väga paljude erinevate keskkonnavaldkondade arendamist, nende alla partnersuhete loomist, tiimi moodustamist, taotluste kirjutamist ja kogu see sertifitseerimine siis hõlmas ka kohapealset auditit. Ja nüüd teie juurde tagasi, minu ootused teile, miks ma soovin teie juurde tööle tulla, et ma tõesti leian, et ma saan rakendada Creativity's oma loovuse
kogu oma senise kogemuse ja anda oma panuse tõesti suurepäraste professionaalsete sündmuste korraldamiseks ja läbiviimiseks. Ma leian, et ma saan töötada inspireerivas ja ideid tulvil keskkonnas ja olla ümbritsetud loovatest ja out of the box mõtlejatest ja samuti ka sellise hea get things done suhtumisega inimestest. Ma tõesti leian, et õige suhtumisega saab kõik tehtud. Et mida ma ei tea, ma uurin välja, mida ei oska, õpin ära. Ja tegelikult mulle meeldib, nagu Henry Ford on öelnud, et miski ei ole tegelikult väga keeruline, kui sa võtad selle lahti väikesteks töödeks ja pühendad oma aega igale tükile ja lõpuks kogu see suur kompott tulebki ideaalselt kokku. Samuti ma saan laiendada oma kontaktivõrgustikku teiega, töötada tiimis ja ma ootangi põnevaid projekte, arendavaid väljakutseid, sõbralikku ja koostööaldist meeskonda. Ja nüüd, kui rääkida viimasena 3 ettevõttest, kellega enim mulle meeldiks koostööd teha või kliendina siis omada, ma läheneksin siin tegelikult 3-astmeliselt ja pigem kuidagi valdkonniti siis võib öelda. Esiteks startup. Miks? Mulle väga meeldib rahvusvaheline mõõde. Minu jaoks on olnud alati väga oluline omada välismaal elamise kogemust ja töökogemust ja õppimiskogemust, mille ma olen kõik saanud. Et hoida inglise keelt heal tasemel ja just töötada sellise rahvusvahelise kirju seltskonnaga, siis startupid seda reeglina on ja nad on ka aldimad sellistele heas mõttes hulludele ideedele ja katsetamistele ja niimoodi kiiresti tegutsemisele ja me mõtlesime ümber, me tahame hoopis seda ja olgu siis teeme niimoodi, et siuke nagu agile management, et startup kindlasti, siis teiseks mõni suurem juba kanda kinnitanud, mitu aastat töötanud eraettevõte, kus on juba oma selline kindel sisekliima ja välja kujunenud töökultuur ja suhted, et seal niimoodi delikaatselt neid piire kombata ja vaadata, kas me saame kuskile midagi uuenduslikku ja üllatavat sisse tuua ja et see kõik oleks ikkagi hea maitse piiril, et see on kindlasti väga põnev. Ja 3. ma ütleksin avalik sektor. Et tõesti, seal on omad väljakutsed, rangemad reeglid, kogu protsess käib aeglasemalt, kinnitusringe on rohkem ja nii edasi, aga siiski see on ka jälle teistpidi väga, väga hea kogemus just, et sellise laia silmaringi mõttes näha, kuidas seda tööd siis erinevate sektorite vahel kõige paremini teha. Et niimoodi ma vastaksingi sellele. Ma tänan teid teile aja eest, ma soovin teile ilusat nädalavahetust, täna on laupäev ja jään ootama põnevusega teie tagasisidet ja loodetavasti ka siis juba näost näkku kohtumist. Kõike head!